Tere ka siis minu poolt ja ütleme nii, et ma räägin siis nii, nagu Parkinsoni haige räägib. Rahulikult, aeglaselt ja kui mu hääl alt peab, siis ma loodan, et te annate mulle andeks. Aga mõte sellest, et meie elu peegelpildis on just see, et me ise teame väga hästi, mida me tunneme, kuidas me käitume. Meie lähedased teavad võib-olla seda veel paremini, sest nende vaade meie kõrval on veel selgem. Aga mul tekkis üks plaan, et me tahaks ka teada tegelikult seda, et kuidas meid näevad need inimesed, kes võib-olla sellest haigusest mitte midagi ei tea. Või palju nad tegelikult üldse teavad. Et kui küsida inimeselt, et mis on Parkinsoni haigus, siis ausalt öeldes ega väga paljud ei teadnud. Mul õnnestus selle lühikese aja jooksul teha välja saada 100 küsitlust ja nendele vastas 65 inimest. Ja nende seast siis selgus see, et nendel on oma arvamus meie suhtes ja ütleme, et arvamusliidreid oli mitmeid. Nende seas olid lapsed, kelle käest me küsisime võimalikult lihtsalt, missugune see on. Nende seas olid poliitikud, meie omavalitsuste juhid. Nende seas olid noored ja terved ja tugevad. Ja nende seas olid ka sotsiaaltöötajad, kes igapäevaselt tegelevad siis Parkinsoni või ütleme üldse eakate inimestega. Ja pilt oli tegelikult selline, et nendest vastanutest meil 50, peaaegu pooled ei osanud tegelikult öelda, mis see Parkinsoni haigus tegelikult on. Et väga täpselt ülevaadet neil ei olnud. Nad pigem küsisid, et oota, millest me räägime, millega tuleb siit edasi minna, kui see meil nende postkasti potsatas. Samas jälle suur hulk oli sellest teadlik ja nii naljakas, kui see ei ole, et mul ei olnud eelnevat teavet selle kohta, kas nendel isikutel on nii-öelda isiklik kokkupuude Parkinsoni haigetega ja sellest siis ütleme 65 inimesest 15% olid kas nende lähikondsed, sõbrad või keegi on seotud siis Parkinsoni haigusega. Nii. Ja siis mida siis see iseloomustab Parkinsoni haiget. Ja see tekst on täpselt võetud nende vastustest. Nii et on sihitud liigutused, nad on kohmakad, aeglased, natuke enesesse tõmbunud ja ikkagi see kõige rohkem tuli esile see värisemise tunnus, ebaselge kõne, tuhvunud hääl, masendunud ja tujukad ja emotsioonitud. Hästi palju toodi ka välja seda, et natuke on nagu keeruline suhelda, sest ei saa aru, missuguses tujus see inimene hetkel on, kas ma julgen talle läheneda, kas ma nagu saan temaga kontakti. Aga huvitav on see, et ei tulnud välja ühtegi sellist nii-öelda kõnnaku tunnust, et nad kõnnivad kuidagi teistmoodi või et nad ei saa kummardada või need liigutused on siuksed natuke kandilised ja teistmoodi. Võib-olla see on see kohmakuse all, et seda ei oskagi täpselt öelda, sest me ei andnud neile ette vastuse variante või palusime täpselt nii vabas vormis vastata, nagu nad ise seda oskavad teha. Ja kui ma küsisin, et mis loomaga Parkinsoni haiget kõige enam nende jaoks samastuvad, siis hästi mitmeid vastajad ütlesid, et hirmunud hirvega. Ja mul ei andnud see rahu, et mis see hirmunud hirv siis tegelikult nende jaoks tähendab. Ja ma paari
inimese käest küsisin juurde, et noh, miks just nagu hirvega. Ja vastus oli lihtne. Nende pilk on täpselt selline, et silmad on suured ja tahaks nagu suhelda, aga sinna see asi jääbki. Ja huvitav oli see, et siuksed inimesed, kes nagu enam on suhelnud ka Parkinsoni haigetega, tuli selline Amstri pilt. Et nad ise panid need pildid, et need ei ole minu valitud, vaid ma palusin, et nad lisaks ka pildi. Siis tuli laisklooma pilt ja siis tuli siuke abitu varss, et kes on just sündinud, et natuke need jalad on tudisevad all ja ju siis see ikkagi on ka see, et me ise võib-olla oleme ka vahel natuke ebakindlad oma liigutustes ja kõnnakutes. Ja siis rabakanad, ma algul mõtlesin selle peale, et huvitav rabakanad, et nad on nii vilkad tegelased, et miks need, aga kui ma hakkasin seda pilti natuke süvenevalt vaatama, siis tegelikult ega see üks jalg on õhus ja teine on kuskil mujal, et no ju ta siis nii on, et ega sa siis vaataja silmadesse näe. Ja siis ka oli üks siuke huvitav kakuke või kullike, et seal ei olnud küll pilti juures, aga selles suhtes oli siis ka öeldud, et siuke staatiline ja ikka vaatab rahulikult edasi. Siis millise heliga on seotud Parkinsoni haigus, siis hästi mitmed korrad tuli kohe, et sussisahinaga ja siin on illustratsiooniks need, et mõned lapsed saatsid ka oma pildid, missugune on haige inimene. Naljakas on see, et meid seostatakse põrinaga, vaikusega ma saan aru, me tihtipeale ei räägi palju, me kuulame ja vaatame rohkem. Tiivaplaginaga, jah, võib-olla tõesti, kui ka natuke värised ja kuskile vastu puutud, võib-olla see meenutab tõesti tiivaplaginat, mine tea. Sisinaga, ja kui ikkagi hääl üles ütleb, ega sealt õiget heli välja ei pruugi tulla. Ja kärinaga, nagu näete ise, ka minu hääl juba käriseb, et tõenäoliselt see ongi need esmased emotsioonid, mida siis meiega suheldes inimesed näevad, kuulevad. Ja mida siis teha, kui sa kohtud? Ma ei tea, ma ei ole saanud Elga käest küsida, et mida isand Päts talle vastas, et kui ta kohtus temaga, aga inimesed on vastanud, et jälgin, annan talle aega ja üldse, et püüan olla kannatlik, et selles mõttes on see väga hea tähelepanekud, sest ma arvan, mis mõnedki on märganud seda, et kui me kuskil askeldame kas poes või eriti veel kassas makstes, et kiputakse natuke tagant utsitama, et ärge närveerige, aega on või umbes nii, et tehke kiiremini, aga keegi tõenäoliselt ei oska siin taga näha seda, et andke andeks, aga me ei saa seda teha. Aga samas mind väga üllatas, et küsijate seas oli just see välja toodud, et anna aega. Ja mida siis peaksid teadma? Nii nagu inimesed arvasid, et jah, ega peabki seda teadma, et ära sunni takka, ära kiirusta. Väga palju märgiti ära ka seda, et ära sildista, ära pane inimesele seda nii-öelda hädalise silti juurde või et ta on nagu teistsugune kui teised. Et kui sa tõesti märkad, et siis küsi, kas on abi vaja, ära torma ise abistama, sest teinekord võtab lihtsalt mõni tegevus rohkem aega ja see inimene saab väga kenasti kõigega hakkama. Ja ikka see kannatlikkus, rahulikkus ja väga hea oli lugeda seda, et nad on samasugused nagu meie. Et tegelikkuses me oleme täpselt samasugused inimesed, ainult meil on mõned väiksed kingid küljes. Me
teeme oma tegemisi natuke teistmoodi. Ja oluline märkus oli ka, et märka ja tunnusta. Et tõesti, kui see inimene teeb midagi hästi või ta tuleb miski asi hästi välja, et siis ära unusta ütelda talle aitäh või kui tubli sa oled, et see on hea märkamine. See tähendab seda, et need inimesed siiski mõtlevad sellele, kes nende kõrval on ja kuidas siis peaks nagu edasi liikuma. Ja kuna need inimesed on kõik nii-öelda tavalised tegutsejad, siis tekkis minu see tunne, et kui meie tunneme ennast mõnikord ebamugavalt, et mis tunded siis nendes inimestes tekivad. Ja kõige enam ikkagi oli nendes vastustes kartus, ebakindlus. Tõenäoliselt on see võib-olla ka, et see on võib-olla natuke teadmatus, et ei osata olla, et mida selles situatsioonis siis teha, kuidas olla, et siuke võib-olla jah, võib-olla me peamegi natuke rohkem teavitama seda, et ei tasu meid karta, me oleme väga head ja tublid, me oleme sõbralikud, võib-olla see ei paista alati meie näoilmest välja, aga kaastunne oli natuke see, mis meid kurvaks tegi, et ega me tegelikult kaastunnet ju ei oota keegi. Me tegelikult ootame seda, et ole lihtsalt olemas. Aga soov aidata, see jooksis ka läbi kõigist küsimustikudest, nii et inimesed on head, tublid ja mõnusad ja tahavad neid siiski aidata. Ja ma arvan, et nii see on. Aga mida meie saame teha, et seda peegeldust muuta? Siin on mõned klidid ka sellest, kuidas Tartu Parkinsoni selts meil käis tulpe vaatamas, otsis üles rukkigrahvi ja käivad ikkagi, hoiavad ennast vormis nii võimlemise kui treeninguga. Ma arvan, et see on juba üks muudatus. Aga me muudame seda kuvandit ju iga päev, üksteist kuulates, sest ma arvan, et olulisim ongi see, et koos käies me kuulame ära üksteise mured. Võib-olla igapäevaelus me ei taha oma hädadest ja muredest kurtma minna, aga üksteise toel on seda päris hea teha, sest teine inimene mõistab sind poolelt sõnad ja ta oskab sulle ka öelda, mis on nüüd see, mida sa tegema peaksid, et sellest punktist üle saada. Et sul oleks jälle hea tunne ja et sa saaksid homme olla rõõmsam ja elulustlikum kui täna koos tegutsedes. Üksi inimene muutub kurvaks, tal jääb see tahtejõud natuke nõrgemaks ja ausalt öeldes ega inimene on ikkagi täpselt sama laisk, kui olla lastakse. Kui ma saaksin rahulikult kodus lesida, ega ma ikka ei viitsiks kuskile minna küll. Aga kui ma tean, et mind ootavad väga head sõbrad iga kuu esimesel teisipäeval, siis ma arvan, et kindlasti ma võtan ennast kokku ja ma saan nende seltsis mõnusalt aega veeta. Vahel ei olegi muud vaja, kui lihtsalt üksteist näha ja veidi juttu rääkida või siis mõningaid tarkuseteri koguda, mis aitavad jälle uusi sihte seada koos reisides. Mis saab olla parem, kui koos minna väljasõitudele, kus me oleme siis teinud mõnusaid üritusi ka selles liinis, et need ei ole alati olnud seotud meil Parkinsoni haigusega, pigem just sellega, et saada positiivset emotsiooni, et saada milleski targemaks, käia kohtades, kus me kunagi käinud ei ole või kuhu me ise üksi minna ei julge ega jaksa. Nii on nii mõnedki kohad meil väisatud ja ees ootavad veel mõned reisid. Nii et koos on ju seda kergem teha, sest siis sa tead, et sul on keegi kõrval, kes raskel hetkel sind aitab.
Ja nii nagu ka professor Ville Taba näitas meie võimlejaid, ega see liikumine ja võimlemine on üks võimalus meie liikumise parandamiseks ja seda me unustada ei tohi, nii et meie käime 2 korda nädalas võimlemas, mõni teeb seda ka iga päev, igal hommikul või õhtul või kuidas parasjagu päevakava on ja uskuge mind, see aitab. See annab nii kehale toonust, vaimule jõudu kui ka paremat liikumist. Ja tänapäeval on läinud väga moodi rääkida vaimsetest väärtustest, siis enesemotivatsioon ehk end motiveerides saame me seda kuvandit ka muuta. Kui sul on ikka kehv päev ja sa ütled endale hommikul peeglis, et ma tead, võt selle kiuste teen ma kõik täna ära, et see päev on kehv. Aga mina ju suudan, mina ju saan. Ja pakkudes teistele ja endale positiivseid emotsioone, kas üks telefonikõne või siis vahva postkaart reisidelt või siis sünnipäevaks väike šokolaad või komm. Ka need on ju positiivsed emotsioonid, mis jälle nii-öelda tõstavad meie toonust ja olemist. Ja uskuge mind, üksi nende inimeste eesotsas olles ei suudaks ma mitte midagi ära teha, aga need inimesed ise teevad üksteisega kõik need mõnusad teraapilised tegevused ja on üksteisele toeks. On lihtsalt vaja need inimesed kokku viia ja see toimib iseenesest. Et hea näide on see, et meie seltsi on tulnud ka juurde uusi liikmeid ja algul nad tulevad, nad on päris nukrad ja veidi heitunud. Aga kui hea on näha seda, kui selles silmanurgas hakkab väike säde helkima ja ta usub, ma saan paremaks, ma saan tublimaks. See pole üldsegi nii hull. Teised ju ka saavad. Ja võimete kohaselt toimetades. Eks me tea, et igal ühel on omad probleemid, omad mured, oma võimekus liikuda, oma võimekus kaasa mõelda, teha. Aga me arvestame sellega, sest teisiti ju ei saaks. Ja ikka jõuame selle vaimse tervise juurde, sest kui ei oleks meil seda tugevat vaimu, siis ei oleks meil ka füüsilist tervist. Et paraku on siin üks vitamiinipurk, mis ei maksa mitte midagi muud, kui see purk kaan ja natuke paberit ja palju häid soove. Mõtteid selle kohta, mida ma teen täna ära või mida ma teen homme ära, et minu elu parem oleks. Ja see võib olla lihtsalt see, et täna ma helistan oma sõbrale ja ütlen talle, tead, mul oli väga hea sind näha ja veel parem oli sind hetkel kuulda. Ja koos on kergem. Kui te vaatate need inimeste nägusid, siis uskuge mind. Need on nii rõõmsad ja toredad, et see oli meie väga vahva aastalõpu kokkuvõte, kus me jõudsime tõdemusele, et üks vahva pilt räägib rohkem kui sõnad. Ja et me saaksime üksteisele natuke lusti pakkuda, siis ma arvan, et meie sammude jaoks on see väga hea laul. Igaüks on isemoodi, üks on koer ja teine kass, kolmas loheks hoopis loodi, kuid meid miski ühendas. Ole kapten sa või draakon, vahetundnud tühine, siis kui seltsis püütud sakon, vennalikult ühine. On see mäng või on see võistlus, seda täpselt küll ei tea. Ole tugev, ütle mõistus, süda ütleb, ole hea.
sentimeetreid loe. Oled ilmas õnnelikem, kui su süda sees on soe. Siis kui konkurendi leiad, ära tõsta tormi saa, sest et võisteldes just hoiad iseenda vormiga. Ja kui kogemata täna võistlus tules alla jäi, mõtle siiski võidukana uue sõbra juurde sai. On see mäng või on see võistlus, seda täpselt küll ei tea. Ole tugev, ütle mõistus, süda ütleb ole hea. Ühe samm on teisest pikem, ära sentimeetreid loe. Oled ilmas õnnelikem, kui su süda sees on soe. Ühe samm on teisest pikem, ära sentimeetreid loe. Oled ilmas